Baasmaterjalid ja personal suunatakse esimesse klassi sisseastujate valimiseks. Kui meie haridussüsteem on kõrgharidusele ja kõrgelt haritud inimese kasvatamisele orienteeritud, siis peaks esimesse klassi saama ikka eeskätt need lapsed, kellel on potentsiaali hiljem ka ülikoolis õppida, märgivad haridusametnikud. Kaalutud on osade katsete viimist veelgi varasemale ajale ja mõned katsed teha juba sünnitusmajas. Tallinna linnavalitsus annab aga teada, et Tallinna Televisioonile täiendava summa eraldamine ei kahjusta kuidagi lasteaedu, vaid vastupidi. Suures osas kulub juurde antav raha just lastesaadetele. Üks Tallinna Televisiooni prioriteete on teha nii huvitavaid lastesaateid, et lastel pole lasteaedu vajagi, vaid vanemad võivad rahumeeli oma lapsed koju jätta. Tallinna Televisiooni seltsi. Programm saab olema lastele paeluv. Saatejuhiks on lastekirjanik Ivo Parbus, kes loeb muu hulgas ette ka oma lasteraamatuid. Saabus sügis. Ööd muutusid pimedaks ja metsad mäekülgedel lõhnasid langenud lehtede niiskuse järele. Ühel päeval hakkas sadama laia kohevat lund ja peagi kattis maad valge vaip. Truuta ja Paul tõid välja kelgud. Nad julgustasid ka isa talvesporti tegema ja Rudolf pani suusad alla ja hullas koos pisidraakonitega lumes. Kui kõik lasteaiad kinni panna ja vabanevad vahendid suunata Tallinna Televisiooni arengusse, saame juba sellise teleprogrammi, mille seltsist ei taha lahkuda ka lapsevanemad ning ka tööprobleemid on lahendatud, teatab linnavalitsus. Osa lasteaedade sulgemisest saadavatest vabanevatest summadest on linnavalitsusel aga plaanis anda ka Facebooki toetuseks. Eesti Arstide ja Õdede Liit alustab esmaspäeval poliitikute meditsiinilist läbivaatust. Juba mõnda aega on meedikud murelikult jälginud poliitikute seas levivat seni teadusele seletamatut fenomeni, milleks on sõnade ja tegude täielik lahkuminek. Meedikutele pakub suurt teaduslikku huvi, millised muutused täpselt poliitikasse läinud inimese organismis aset leiavad ja kas on võimalik ka välja töötada vaktsiin. Poliitikute meditsiiniline läbivaatus viiakse läbi ette teatamata, sest paljud poliitikud on kuuldes uuringust lubanud ise kohale tulla ja meedikuid igati aidata. Ja nüüd, kallid televaatajad, kevadene trendinurk. Kõik me tahame ju olla kaunid ja väga lihtsate vahenditega on võimalik näiteks heegeldada endale rohelised, kollased, ilusad kevadised lillekesed. Ja mida me vajame? Natukene jätame siia üles pisut kootud lillekesene lõnga, võtame tavalise klammerdaja ning laseme selle lillekese endale siia kenasti kõrva sisse. Nii, katsume, kas jäi? Jäi. Ja teise kõrva samamoodi, see oleks kõige lihtsam viis ja kõige kiirem viis endale siis saada selline hoopiski lõbusam kevadine. Nii, kevadine natukene valus on väljanägemine. Ja nüüd finantsmaailmast. Eurohala riikide eilsel koostöönõupidamisel otsustati hala laienemisest lähematel aastatel hoiduda, sest eurohala on piisavalt tugev ja ulatub juba kaugele. Halatavate probleemide täpne ulatus on selgitamisel, kuid siiski võib täie kindlusega väita, et eurohala ei lagune, vaid tugevneb iga päevaga. Ja nüüd teaduse vallast. Rühm Eesti teadlasi on välja töötanud pulbri, mis aitab esialgsetel hinnangutel kuni 70% bensiini ja diisli hinnast kokku hoida. Pulbri kallal on töötatud juba pikki aastaid, kuid selle katsetamiseni jõuti alles üha tõusvate bensiinihindade survel. Pulbri täpne keemiline koostis ei ole teada, kuid teada on, et kui teelusikad ei saa seda pulbrit võtta, siis hakkab inimesel nii halb, et igasugune isu sõita kusagile kaob. Lähtuvalt e-riigi kuvandist ja saavutamaks selles osas suuremat sotsiaalset sidusust jagab Sotsiaalministeerium alates tänasest vähekindlustatud inimestele välja esimesed 20 000 mälupulka. Kui pulka mäluda 2 minutit, on see kapsamaitseline, kui mäluda 7 minutit, siis kanamaitseline, kui mälupulka mäluda enam kui tund aega, järjest siis pulgamaitseline. Esialgu on ministeerium Hiinast tellinud 200 000 mälupulka, mis toimetatakse soovijateni 2 nädala jooksul. Ja nüüd vaatame üle ka spordiuudised. Eile toimusid Oslos selle talve viimased suusaalade MM-võistlused, kus meie laskesuusatajate koondise kõrval sai oma esimesed tuleristsed ka ärgelaskesuusatajate esindus. Edu tõid meeskondlikud alad, kus lõi kaasa ka Eesti ainukene palun ärge enam laskesuusataja Mart Huim, kes sai küll juba esimeses tiirus pihta, kuid 2 viimases pääses nulliga ja kirjutab nüüd enda mälestuseks ka juba raamatut.
Kihlveokontorid pakuvad alates tänasest aga uut teenust, nimelt võimalust panustada selle peale, milline kõrge või vähem kõrgem riigiametnik millise aja jooksul ja mille eest kaitsepolitseilt kahtlustuse saab. Ja õnnetus ei hüüa tulles ehk kohe toome teieni ka politsei ja Päästeameti uudised. Päästeamet sai täna varahommikul teate Viljandimaalt Kolga-Jaanist, kus kohaliku lennundushuvilise talunik Heldver Joogase juhitud paraplaan tegi hädamaandumise. Vahejuhtumi asjaolusid uuritakse, seni ei ole teada, kumb hädamaandumise põhjustas. Eile kell 13 astus Tallinnas Liivalaia tänaval ettevaatamatult kohtu ette 23-aastane Ahto Kass, kes oli teel Vargile lähedal asuvasse kauplusse. Vaid istungit juhtinud kohtuniku suure vilumise tõttu õnnestus kohtul karistamisest mööda hiilida. Ning kell 14 eile põrkasid Emmaste postkontori läheduses kokku peateel liikunud Soome kelk ning kõrvalteelt tulnud jalgrattur. Mõlemad avariis osalenud juhid said õnnetuses raskelt vihastada. Meedikute sõnul jääb jalgrattur tõenäoliselt elu lõpuni päris vihaseks. Tallinna kommunaalamet aga teatab, et löökaukudega võitlemisel saavad kõik autojuhid ka ise edukalt abiks olla. Karmi talve tagajärjel on linnas ohtlike aukude arv suur ning loomulikult ei jõua linn ise kohe igale poole. Seepärast on kommunaalametil autojuhtidele palve, kui olete oma sõiduki rehvi mõnes löökaugus lõhkunud, siis eemaldage rehv väljalt ja pange rehv auku. Rehvi saab käepäraste vahenditega ümbermõõdult parajaks muuta. Kui auk on väga suur, siis soovitatakse kasutada ka tagavararehvi. Kui iga autojuht, kes linnatänaval oma rehvi lõhub, selle hoopis auku paneb ega tõtta kommunaalametilt kahjutasu nõudma, saadakse teed kiiremini korda, toonitatakse pöördumises. Ja uudiste lõpetuseks sünoptikute töömaile. Ja nüüd pilk ilmakaardile. Ja pilk ilmakaardilt ära. Veel kord pilk ilmakaardile. Ja taas vaikselt pilk ilmakaardilt ära. Ja nüüd heidame ilmakaardile ette. Ta on selline ilmakaart. Ja veel kord pilk ilmakaardilt ära. Suur tänu vaatamast ja keskmist õhtu jätku teile kõigile sinna kodudesse.